Eesti delegatsioon tuli Kremlisse mais 1989. Möödus kõigest paar aastat ja tohutust impeeriumist, Nõukogude Liidust oli jäänud vaid mälestus. Täna võib Tallinna vanakraamiturgudelt igaüks osta endale sõdurisineli, kindralimundri, võib osta kõikvõimalikke aumärke ja ordeneid ning kui eriti veab, siis isegi Nõukogude Liidu kangelase kuldtähe. Miks kukkus kokku inimkonna ajaloo võib olla kõige ohtlikum, kuuendikul planeedist laiutanud ja tuumarelvadega varustatud impeerium? Kes teab vastust sellele küsimusele? Olin aastatel 1989 kuni 1991 Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi liige ja andsin allkirja dokumendile, millest kujunes juriidiline pomm kommunistliku impeeriumi vundamendi all. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня в Москве продолжил работу съезд народных депутатов СССР. 1. juunil 1989 moodustati akadeemik Endel Lippmaa ettepanekul Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressil komisjon, mis pidi andma hinnangu Molotovi-Ribbentropi paktile ja selle salaprotokollidele. Ja siin on endiselt sees väga oluline punkt. Признает протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания. See on otsustava tähtsusega osa. Михаил Сергеевич Горбачев поддержал предложение о создании комиссии по оценке этого договора. Съезд поддержал предложение о создании комиссии и поручил депутатам Республик Прибалтики и Президиуму внести предложение по ее составу. See pakt oli sõlmitud 23. augustil 1939 Moskvas Stalini juhitud Nõukogude Liidu ja Hitleri juhitud Saksamaa vahel. Vastastikuse abistamise paktile ja selle juurde kuuluvatele salaprotokollidele kirjutasid alla Nõukogude Liidu välisminister Molotov ja Saksamaa välisminister Ribbentrop. Need dokumendid võimaldasid Stalinil okupeerida Balti riigid ja kuulutada sõda Soomele. Hitler sai vabad käed tegutsemiseks Poolas. 1. septembril 1939 ründaski Wehrmacht Poolat, algas teine maailmasõda. Vahetult pärast sõda toimunud Nürnbergi tribunali ajal olevat Stalini korraldusel saadetud süüaluste pingil istuvale Ribbentropile sõnum, et talle garanteeritakse elu, kui endine välisminister ülekuulamistel eitab pakti juurde kuuluvate salaprotokollide olemasolu. Sich ein Fünftel der Welt untertan zu machen. Ribbentrop ei võtnud väidetavat Kremli pakkumist vastu. Tunnistuse andes kinnitas Saksamaa endine välisminister, et kirjutas alla ka pakti juurde kuuluvatele salaprotokollidele. Rahvusvaheline sõjatribunal määras talle surmanuhtluse. Ribbentrop oli Nürnbergi tribunali süüalustest esimene, kes poomise läbi teise ilma saadeti. Sellegipoolest kinnitasid Stalin ja Molotov ning kõik nende järglased kogu külma sõja aastakümnetel, et mingisugustele salaprotokollidele pole Nõukogude Liidu esindajad kunagi alla kirjutanud. Kommunistliku impeeriumi diplomaatia suurim saladus avalikustati alles 1989. aasta suvel, kui Eestist valitud Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi liige, õigusteaduste doktor Igor Gräzin selle Kremli kongresside palee kõnetoolis ette luges. Salaprotokollide õigustühiseks kuulutamine sama aasta detsembris tähendas kommunistliku impeeriumi lagunemise viimase etappi algust. 2250 liikmest koosnev parlament oli riigi ajaloos esimene ja viimane enam-vähem demokraatlikel valimistel moodustatud seadusandlik kogu, kõrgeim riigivõimuorgan. Eestist, kommunistliku impeeriumi kõige väiksemast ja läänepoolsemast liiduvabariigist,
said mandaadi 48 saadikut. Enamik neist olid oma valijatele lubanud lõpetada Eestis Nõukogude okupatsioon ja taastada riiklik iseseisvus. Kes siis olid need, kes oma ideedega panid aluse Euroopa kaardi ümberjoonistamisele? Filmisin need kaadrid 1. juunil 1989 Kremlis kongresside palees. Eesti delegatsiooni kohtumine Mihhail Gorbatšoviga toimus kongresside palee hiigelsuure hoone ühes tiivas, kus rahvasaadikute kongressi aastatel asusid riigipea tööruumid. See oli ainus kord, mil superriigi juht tutvus ühe liiduvabariigi delegatsiooni kõikide hetkel Kremlis olnud liikmetega. Niisugust kohtumist võimaldas asjaolu, et mais 1989 oli Gorbatšovi poolt alustatud poliitiliste ümberkorralduste käigus tekkinud Kremlisse uus seninägematu poliitikateatri lava. Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongress. Juttajamise käigus andis Gorbatšov mitu korda mõista, et ta on valmis arutama mis tahes probleeme, kuid sotsialismist lahtiütlemine ja Nõukogude Liidust eraldumine ei tule kõne allagi. Слушайте, у вас не больше нормы избрана? Делегация большая. Tol päeval 1. juunil 1989 Kremlis Lenini ja Stalini poolt loodud võimukeskuses Eesti poliitikud veel otsesõnu rääkida ei saanud. Seetõttu oli esialgu kõne all vaid liiduvabariigi suveräänsus ja isemajandamine. Algas keeruline ja aeg-ajalt ka väga riskantne kassihiire mäng. Algas Eesti saadikute ligemale 2 aastat kestnud parlamentaarne vabadusvõitlus Kremlis, kommunistliku impeeriumi peakorteris. Võimaluse 1. juunil toimunud kohtumise jäädvustamiseks andis mulle Eesti Televisiooni kommentaatorile rahvasaadikute kongressi saadiku mandaat. Näete selles filmis korduvalt kaadreid, mille filmisin Moskvas Kremli kongresside palees. Кто-то думает. Спасибо. Я знаю, что прибалты, в том числе ваши, любят особенно дизайн малой формы. Это, так сказать, Мы, конечно, ехали сюда, как бы с дрожью в сердце. То есть мы немного боялись, что мы окажемся... У меня обычно, если дрожат, то руки. Вот насчет наших главных проблем, того же хозрасчета, что для нас номер 1 проблема, что мы окажемся в такой некоторой изоляции. И мы, по-моему, все почувствовали, насколько это во многих регионах актуально. Даже, например, когда мы слушали Назарбаева, скажем, или там других. То есть выходят из других республик, они начинают задумываться о том, о чем мы думаем, может быть, немного дольше, то есть мы уже к чему-то пришли, но уже видно, что это общая проблема. Хозрасчет республики по-эстонски называется чудо. Это ИМЭ, первые буквы. И это не просто, что где-то в кругу верхнем это делается, но это на каждой работе. У вас, наверное, уже скоро стихи о хозрасчете республиканцев. И по каждому делегату есть уже стихи в народном творчестве. Хозрасчет – это религия сейчас населения. Участие населения отношение критическое, поскольку эта концепция предусматривает взлом Конституции СССР и отменяет все законы СССР, которые не соответствуют концепции имя. Eesti delegatsiooni kuulusid ka mõned Nõukogude Liidu püsimise eest tulihingeliselt võidelnud rahvaesindajad. Nende eesmärgiks oli Nõukogude Liidu säilitamine iga hinna eest, mis tahes vahenditega. Kommunistliku impeeriumi kooshoidmiseks kasutati sõjalist jõudu korduvalt. 1991. aasta suvel viidi tuumariik isegi kodusõja puhkemise lävele. Teravas valimisvõitluses impeeriumimeelsete stagnantide ja Eesti-meelsete uuendajate vahel saavutasid veenva võidu need poliitikud ja nende tagaseisnud ühiskondlikud liikumised, kes taotlesid suveräänse ja iseseisva Eesti taastamist.
1980. aastate lõpul hakkas Nõukogude Liitu kuulunud Eesti omandama enam-vähem samasugust rolli kui sotsialismileeri kuulunud Poola 1980. aastate algul. Mõlemad olid kommunismivastase võitluse eestvedajad ja ideede generaatorid. Poola Ida-Euroopas ja Eesti Nõukogude Liidus. 1970. aastate lõpul oli Poolas tekkinud uus poliitiline jõud, mis hakkas ümber kujundama Euroopa kaarti. Gdanskis alguse saanud rahvaliikumine hõlmas lõpuks veerandi poolakatest. Poola rahvuslik ametiühingu liikumine kasvas nii kiiresti ka tänu Poola rahvusest paavsti Johannes Paulus II tugevale toetusele. Otóż Ojciec Święty nie brał udziału w rewolucji, nie zachęcał, nie należał do żadnego spisku. Ale same bycie i same postawienie wartości na pierwszym planie powodowało, że ludzie się określali, że ludzie byli solidarni. I to wystarczyło nam na zorganizowanie tych ludzi obudzonych i tych ludzi, którzy zauważyli sens w tym. I to umożliwiało, samo bycie Ojca Świętego umożliwiało walkę i zwycięstwa. Natomiast nie od słów papieża komunizm upadł, komunizm się nie bał słów. I słowa papieża, gdyby nie nasza walka, gdybyśmy nie zamienili słowa w ciało, no to ktoś by tam zapisał te słowa, a może by poleciały tylko w eter. Tu się złożyły dwie rzeczy. Papież, jego słowa i nasze obudzenie i wypełnienie treścią tych słów. Aastal 2005 tähistati Poolas, eriti aga siin Gdanskis, väga jõuliselt solidaarsuse nimelise rahvaliikumise 25. aastapäeva. Ja meeldiv on tõdeda, et nende juubelisündmuste ajal ei ole unustatud ka Balti riikide rolli kommunismivastases võitluses Ida-Euroopas ja Nõukogude Liidus. Peab tõsiselt tänama, et need inimesed, kes alustasid Hirvepargi ja Molotov-Ribbentropi pakti tühistamist Eestis, pälvivad rahva kõige suuremat austust ja lugupidamist. 1980. algul Poolas hargnema hakanud sündmustega püüti olla kursis ka Eestis. Vabadusvõitlejana tuntuks saanud ja oma vaadete eest mitu aastat trellide taga istunud Heikki Ahonen oli üks neist, kes Poola sündmusi raadiojaamade Ameerika Hääl ja Vaba Euroopa vahendusel jälgida püüdis. Me nagu adusime, et Eestis sellist vaba ametiühingu liikumist tekitada vaevalt, et õnnestuks. Aga niipea kui solidaarsus registreeriti, siis me saatsime, meid oli võib-olla 10 või 15 inimest, ma ei mäleta täpselt, õnnitlustelegrammi Lech Walesale selle registreerimise puhul. See oli muidugi minu süüdistus kokkuvõttes, ma ei mäleta, kas teisel või kolmanda punktina ka kirjas, kui Nõukogude tegelikult laimav kirjutis. Heikki Ahonen ja tema mõttekaaslased olid need vabadusvõitlejad, kes tõstatasid Eesti okupeerimise teema rahvusvahelisel areenil. Ajalugu teinud Balti appellile järgnes USA-poolne avalik toetus Eesti, Läti ja Leedu vabadusvõitlejatele. Eriti silmapaistev oli president Ronald Reagani roll, kes Reykjaviki tippkohtumisel nõudis peasekretär Mihhail Gorbatšovilt okupatsiooni lõpetamist Baltikumis. Peab loodus vaid, peab isama, meil tuleb üksteist aidata. Ei ole üksi, ükski maa. Solidaarsuse tekkimine ja tugevnemine ning Püha Tooli kommunismivastane hoiak mõjus julgustavalt ka Eestis. Veebruaris 1987 puhkes siin fosforiidisõda. Need fotod on tehtud Tartus 1. mail 1987. Esmakordselt Nõukogude Liidus kandsid tudengid mai rongkäigus Kremli poliitikavastaseid loosungeid ja plakateid. Rahvas protesteeris Moskva plaanide vastu rajada Eestisse, Virumaale
Euroopa suurimad fosforiidikaevandused. Meie seisukohad on võrdlemisi selged. Me oleme asja koha peal uurinud ja oleme jõudnud seisukohale, et ilma väga tõsist kahju toomata looduskeskkonnale, elukeskkonnale üldse, me ei saa praegu olemasoleva ja teadaoleva tehnoloogiaga kaevata ei Rakveres, Kabalas ega Toolses. Fosforiidisõda oli esimene impeeriumi sisene avalik ja üldrahvalik vastuhakk keskvõimule. Kas teil ei ole see asi selgeks saanud, et ei ole mõeldav fosforiitide kaevandamine nii ma saan teist ikka nii aru, et te kui spetsialist arvate, et võiks hakata homme peale. Kreml ja Eesti NSV valitsus püüdsid protestilaineid maha suruda, kuid rahva ühisrennet lõhkuda ei õnnestunud. Juunis 1988 toimus Eestis võimuvahetus selles mõttes, et Moskva-meelse kompartei esimehe Karl Vaino asemel asus Eesti kommuniste juhtima Nicaraguas Nõukogude Liidu suursaadikuks olnud Vaino Väljas. Kodumaalt aastaid eemal olnud mehe tähetund saabus mõni kuu hiljem, 16. novembril 1988. Vahetult enne seda päeva saabus aga Eestisse Nõukogude Liidu poliitbüroo liige, endine KGB esimees Viktor Tšebrikov. Poliitbüroo ülesandel püüdis ta Eesti juhte mõjutada väidetega, et liiduvabariigi suveräänseks kuulutamine võib kaasa tuua väga rasked tagajärjed. Что такое в наше время самостоятельность? Понимаете, можно самостоятельность получить, а все остальное потерять. Novembril 1988 valiti Vaino Väljas juhatama Eesti Ülemnõukogu istungit, kus hoolimata Kremli ähvardustest võeti siiski vastu Eestis ja kogu Nõukogude Liidus ajalugu teinud dokument, suveräänsusdeklaratsioon. Eesti NSV suvereniteet tähendab, et talle kuulub tema kõrgemate võimu, valitsemise ja kohtuorganite näol kõrgeim võim oma territooriumil. Palun, kes saadikutest on selle deklaratsiooni teksti vastuvõtmise poolt, palun hääletada. poolt. Seoses sellega järgnevad päevad tõid kaasa üsnagi palju informatsioon, mis toimus Eestis, see levis vastavate allikate kaudu väga kiirelt. Järgnesid esimesed telefonikõned, algul kesktasemel, hiljem juba tipptasemel. Tuli kiiresti otsustada, et see suveräänsusdeklaratsioon ilmuks ajakirjanduses, sest riigiõiguslikust seisukohast jõustub ta peale avaldamist. Seoses sellega kiiresti tuli korraldada ka ajalehtede eriväljaanne, et ta jõuaks jõustuda ennem, kui alustatakse vastukäike. Eesti suveräänsusdeklaratsioon äratas ülemaailmset tähelepanu. Selle kohta esitati küsimusi ka samal ajal Indias viibinud Mihhail Gorbatšovile. Там есть и очень такие довольно, я бы сказал, точки зрения, которые я бы не принял. Они не конструктивны. Moskva tegelik reaktsioon osutus aga tunduvalt karmimaks. То, что произошло в Эстонии, всех нас очень беспокоит. И я откровенно говорю, что это не просто такое, значит, изменение Конституции. Это политический авантюризм, который ставит перед фактом произведения Верховного Совета. Принятие Верховным Советом Эстонской ССР поправки Конституции Республики можно рассматривать и как предложение по дальнейшему совершенствованию нашего конституционного законодательства. Мы оказались перед лицом своеобразного кризиса, так сказать. Мы
члены единого союзного государства. Мы не изолированные республики. Тут мы должны видимо, прямо, принципиально, по-дружески сказать нашим эстонским товарищам, что они допустили серьезные ошибки. И мы должны показать всем, не только в Эстонии, но и всем трудящимся страны, куда ведут эти ошибочные позиции. В связи с несоответствием Конституции СССР некоторых положений закона и декларации, принятых Верховным Советом Эстонской ССР 16 ноября, Президиум Верховного Совета СССР признал их недействующими. Suveräänsusdeklaratsioonina ajalukku läinud dokumenti tutvustas Londoni The Times juba järgmisel päeval. Novembris 1988 kirjutas ajaleht korduvalt Moskva pahameelest ja Eesti aadressil kõlanud ähvardustest. Eesti liidrilt Arnold Rüütlilt nõuti Eestis vastu võetud otsuste tühistamist. Kremlis arutati isegi tema arreteerimist. Et selline murrang toimus siiski, see tõesti keegi ei uskunud, et see üldse on reaalne. Midagi taolist ei juhtunud järgnevalt kuskil pool. Ükski tolleaegne Nõukogude Liidu vabariik, kaasa arvatud Läti, Leedu, ei läinud seda teed. Umbes 3 aastat hiljem võttis Läti ja Leedu umbes analoogsed otsused vastu, aga ükski teine vabariik seda ei teinud. Eesti suveräänsusdeklaratsiooni ja sellele järgnenud laulva revolutsiooni mõju Nõukogude Liidule on võrreldav Poola ametiühingu liikumise solidaarsusmõjuga sündmustele sotsialismileeris. Nii nagu Poola Ida-Euroopas kujunes Eesti Nõukogude Liidus 1980. aastate teisel poolel ideede generaatoriks ja demokraatlike ümberkorralduste veduriks. Kui me praegu lähme tagasi selle sama suveräänsusdeklaratsiooni juurde, siis tähendab see sama formuleering, mis tuli sealt pärit, et igale riigile kuulub kõrgeim võim oma territooriumi üle, mis oli see definitsioon. Praktiliselt muutmata kujul läks see sisse 12 vähemalt endise NSV liitu kuuluva riigi suveräänsusdeklaratsioon. Muide, see on Venemaa suveräänsusdeklaratsioonis, on meie definitsioon sees. Все-таки Эстония и постфактум, она как-то идет у нас впереди с точки зрения каких-то политических, экономических, перестроечных процессов. И поэтому там возникают нестандартные ситуации, которых у нас еще в стране не было. Ja seesama suveräänsuse deklaratsiooni mõiste on sees ka Tšehhi sametrevolutsioonis, see on Tšehhoslovakkia abielulahutuspaberisse on see ka sisse kirjutatud. Nii et see oli globaalse tähtsusega. Михаил Сергеевич, вы уже не опровергли. Все вы участвовали и не опровергли. Михаил Сергеевич, это другой вопрос. И я не вижу в этом проблемы. Нет этой проблемы. Проблема есть только в дискриминационных, когда республика не является равноправным партнером в взаимоотношениях, а когда кто-то за нее, какой-то чиновник где-то в кабинете решает. Avalikult ei julgenud väikest Eestit keegi toetada. Paljud pidasid rahvarinde kaasabil Eesti Ülemnõukogus vastu võetud suveräänsusdeklaratsiooni koguni hulljulgeks sammuks. Hiir oli astunud dinosauruse vastu. Peagi aga selgus, et hulljulge hiir on ka tubli mõtleja. Tal oli ideid, mis avasid võimaluse impeeriumi rahumeelseks lagunemiseks. Eestist valitud ja rahvuslikud meelestatud saadikud tulid mais 1989 Kremlisse 3 põhjalikult läbi töötatud ideega. Esiteks, Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollide õigustühiseks kuulutamine. Teiseks, liiduvabariigi suveräänsuse idee tutvustamine ja levitamine.
kolmandaks, isemajandamise taotlemine. Peasekretär Mihhail Gorbatšovi arvates pidi taga kõik muudatused ning reformid mahtuma sotsialismi raamidesse ja jääma Nõukogude Liidu piiridesse. А если кто-то замахнется на социализм, на советскую власть, тут, конечно, тогда ничего не получится. Народ не поддержит. А можно добавить? Поэтому социализм, союз, так как мы его сейчас хотим понять, осмысленно, чтобы самочувствие каждого человека было хорошим. Конечно, он был против независимости балтийских стран. Вот. И он старался мне все-таки сказать, что это большая ошибка все-таки, что мы делаем, и что будет очень-очень трудно. И он так сказал, мне это запомнился. Поскольку мы знали так более-менее друг друга, он сказал: Анатолий, думайте. Там выдвигают, как вы обратили внимание, и литовцы, и к ним присоединились и представители Эстонии и Латвии присоединяются, вести переговоры с ними. Думаю, ни о каких переговорах не может быть речи. Переговоры мы ведем с иностранными государствами. Eesti saadikute poolt isemajandava liiduvabariigi idee Kremlisse toomisel olid väga olulised poliitilised tagajärjed Baltikumi, Venemaa ja hiljem ka kogu Nõukogude Liidu jaoks. Наша республика входит законодательной инициативой, предлагая включить в повестку дня съезда и принять на нем закон СССР о переходе Эстонской ССР на республиканский хозяйственный расчет, hajaiственную самостоятельность. Juba aastaid varem oli Eesti Nõukogude Liidus tuntuks saanud mitmesuguste eksperimentidega põllumajanduses, kergetööstuses ja teeninduses. Nende käigus aga selgus, et üleminek turumajandusele pole hiiglasliku impeeriumi ühtses majandusruumis üleüldse võimalik. Siit ka liiduvabariigi isemajandamise idee. Pärast pikki ja tuliseid vaidlusi võeti 27. novembril 1989 Kremlis vastu Baltikumi isemajandamise seadus, mis andis võimaluse taas avada Eesti Pank 1. jaanuaril 1990. Selle presidendiks nimetati Rein Otsasson, Eesti valitsusjuhi asetäitja ja Rahvasaadikute kongressi liige. Baltikumi isemajandamise seadus andis võimaluse ettevalmistuste tegemiseks, et asendada üle kogu Nõukogude Liidu käibinud rubla Eesti rahvusliku valuutaga, krooniga. Eesti oli esimene liiduvabariik, kelle oma raha hakati trükkima 1990. aastal USAs ja Inglismaal. Я считаю, это просто при создании нашего правового государства, к которому мы стремимся. Kremlile niisugused ideed muidugi ei meeldinud ja impeeriumi säilitamise eest võidelnud saadikud nägid Eesti krooni trükkimises Nõukogude Liidust eraldumise püüet. Взрыв валютно-финансовой системы страны введением своей валюты. Так что не надо говорить о том, что это религия всех жителей республики. Это не так. Сегодня, осуществляя условия пакта о взаимопомощи, советские войска должны вступить на территорию дружественной Эстонии. Kuid üks pealahingutest, see milleks Eesti saadikud olid Kremlisse tulnud, oli meil veel võitmata. Kreml polnud ikka veel pool sajandit hiljem omaks võtnud Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollide allakirjutamist ja nendest tulenevalt Balti riikide okupeerimist. Pingeline ja närvesööv võitlus kommunistliku impeeriumi suurima diplomaatilise saladuse avalikustamiseks kestis Rahvasaadikute kongressil moodustatud komisjonis aasta lõpuni. Võimalik, et Kremlil olekski õnnestunud tõe varjamist mõnda aega jätkata, kui Aleksandr Jakovlevi juhitud komisjoni liikmete hulka poleks kuulunud akadeemik Endel Lippmaa. Tema teravad ja täpsed sõnavõtud, ajaloosündmuste põhjalik tundmine ja Ameerika Ühendriikidest toodud dokumentide koopiad purustasid lõpuks Kremli valede soomusrüü. Aga ma käisin ka Ameerika Ühendriikide rahvuslikes arhiivides ja siit ma tõin siis ära Saksamaalt pärit salaprotokolli Ameerika poolse koopia. Ja sellel koopial on ka siis kinnitustempel Ameerika Ühendriikide poolne, kus on siis peal nii: copy from the National Archives in Washington.
See avaldas head muljet, sellepärast, et teise suurriigi dokumente võetakse tõsiselt. Ja see oli täiendav tõendus, et asi on tõsiselt võetav, sest need olid ilusti sõja üle elanud filmide tekstid kõigi oma plätakatega siin. Kremli esindajad olid endiselt raudkindlad, et mitte mingisuguseid salaprotokolle pole olemas. Nõukogude Liidu välisministeerium ja ajaleht Pravda püüdsid tõestada, et ei eksisteeri mingisuguseid saladokumente, mille alusel Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liit leppisid kokku Poola jagamises ja Ida-Euroopa jaotamiseks Saksamaa ning Venemaa mõjusfääriks. Eestlased Kremlis püüdsid aga tõestada vastupidist. Algul Gorbatšov ei toetanud Eesti saadikute ettepanekut moodustada Molotovi-Ribbentropi pakti asjaolusid uuriv komisjon. Kuid äkki tabas peasekretäri ootamatu rünnak. Akadeemik Endel Lippmaa pani Kremli kongresside palees presiidiumi lauale Stalini korraldusel koostatud Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokolli algteksti koopia. Endel Lippmaa ütles Gorbatšovile, et kui ta ei nõustu komisjoni moodustamisega, saab rahvasaadikutele teatavaks, kes andis korralduse sapöörilabidatega raiudes laiale ajada 1989. aasta 4. aprilli varahommikul Tbilisis valitsuse hoone ette kogunenud rahva. Lõpuks peasekretär nõustus MRP komisjoniga, ehkki tegi seda väga raske südamega. Balti saadikute nõudmistele avaldasid tugevat toetust kõik need miljonid inimesed, kes 23. augustil 1989 Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollide allakirjutamise 50. aastapäeval moodustasid maailma pikima, Tallinnast Vilniuseni ulatunud inimketi. Sellegipoolest uskusid vähesed, et Kreml kunagi tunnistab välisminister Molotovi allkirja nendel dokumentidel. Pealegi polnud Balti saadikute häälte arv rahvasaadikute kongressil kuigi suur. 2250 kongressi liikmest moodustasid nad suhteliselt väikese osa. Kiiresti oli vaja leida tugevaid liitlasi, kes võiksid meie seisukohti toetada. Balti saadikute Venemaa ning Ukraina demokraatide tiheda koostöö tulemusena tekkis juunis 1989 Nõukogude Liidu rahvasaadikute esimesel kongressil regioonide vaheline saadikute rühm. See kujunes kiiresti kommunistliku impeeriumi keskvõimu vastu suunatud poliitiliseks opositsiooniks. Ülemnõukogus tahtsime minema marssida ja siis oli ju niimoodi, et tulid vennad jõuga vastu, siis läks ju rüselemiseks. Aga täna vist läheb löömaks. Ainsa Baltikumi esindajana valiti mõjuvõimsat regioonide vahelist saadikute rühma juhtima Rahvarinde üks asutajaid Viktor Palm. Oli vaja valida esimees. Ja muidugi pakuti kohe välja Jeltsin. Ja siis ma kiiresti panin oma kompuutri käima ja modelleerisin, et sellega tahetakse luua Jeltsini partei. Jeltsini parteid meil vaja ei ole. See on hädaohtlik asi, mitte ainult meil siin, vaid üldse. Eesti delegatsiooni liikme Viktor Palmi ettepanekul valiti enam kui 400 rahvaesindajast saadikute rühma etteotsa 5 kaasesimeest. Valituks osutusid hilisem Venemaa president Boris Jeltsin, inimõiguste eest võidelnud akadeemik Andrei Sahharov, rahvusvaheliselt tunnustatud ajaloolane Juri Afanasjev, Moskva linnapea Gavril Popov ja Tartu Ülikooli professor Viktor Palm. Koos mõjukate liitlastega oli Balti saadikutel võimalik rahvasaadikute kongressil arvestada juba vähemalt 700-800 häälega. Otsustav lahing ajaloolise tõe ja õigluse jalule seadmiseks toimus 23. ja 24. detsembril 1989 Kremli kongresside palees. От имени комиссии хотим просить вас еще раз рассмотреть представленные ею соображения с отдельными поправками, о которых я доложу ниже. А теперь о проблеме, которая вызвала вчера наибольшее количество вопросов о секретных протоколах. Действительно, оригиналы протоколов не найдены ни в советских, ни в зарубежных архивах.
Тем не менее, комиссия считает возможным признать, что секретный дополнительный протокол от 23 августа 1939 года существовал. Komisjoni pool aastat kestnud töö tulemusena koostatud otsus pandi hääletamisele pärast seda, kui kongressil ettekandega esinenud komisjoni esimees Aleksandr Jakovlev oli näidanud Nõukogude Liidu välisministeeriumist saadud dokumenti, mis kinnitas Molotovi ja Ribbentropi allkirjadega salaprotokollide olemasolu Kremli arhiivis. Мы принимаем решение, на путь становимся развала государству. Если мы пойдем по этому пути, мы дойдем и поставим под сомнение решение Богдана Хмельницкого на Переяславской Раде. Hoolimata väga teravatest vastuväidetest hääletas rahvasaadikute kongress teisel katsel siiski Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollide õigustühiseks kuulutamise poolt. See oli Balti riikidele ajalooline hetk ja rahvusvaheliselt ajalooline hetk, sest niimoodi samm-sammult see Nõukogude Liidu lagunemise protsess süvenes kogu aeg. Только и то не вся комиссия понимала полное значение принятого решения. Мне-то это было понятно, что за этим, конечно, неизбежно последует независимость прибалтийских государств. И это логично, поскольку осуждены эти соглашения и признаны нелегитимными. Все, логика сама подсказывает, что раз это нелегитимно, то, извините, надо решать проблему по-другому. Значит, но на съезде, поскольку еще имперские камни и валуны еще сидели, до этой мысли не доходили, что это приведет к этому. Не приведи, Господи, если бы кто-нибудь выступил и сказал, я вам что, это ведь ведет юридически к тому-то, к тому-то, к тому-то, не прошло бы. Постановление не прошло бы. Об этом приходилось, я говорил своим друзьям и по комиссии, и из региональной группы, ребят, только надо избежать такого поворота, какого-нибудь четкого юридического анализа, что за этим последует. И это удалось. Это уж потом крик начался, но с запозданием. Salaprotokollide kehtetuks tunnistamine 24. detsembril 1989 Nõukogude Liidu kõrgema riigivõimu kandja poolt avas Balti vabariikidele ukse riikliku iseseisvuse taastamiseks õigusliku järjepidevuse alusel. Esimesena tegi seda Leedu 11. märtsil 1990. Opening the battle with the spirit of Jin. Right. From 1001 Night. And this Jin was the spirit of liberty. And we catch the moment, of course. It was a moment for this free spirit still preserved in our nations and expressed by the new representatives, freely elected, having a real democratic mandate of our peoples to go and act and regain independence in absolutely non-violent way. Leedu iseseisvuse väljakuulutamisele järgnes Baltikumi vastane majandusblokaad. Peamiselt oli see suunatud Leedu nõrgestamiseks, kuid oli selgelt tuntav ka Lätis ja Eestis.
Üheaegselt majandusblokaadiga kõlasid Kremlis üha ägedamalt ka sünged ähvardused sekkuda Baltikumis sõjalise jõuga, nii nagu seda oli tehtud palju kordi varem. Majandusblokaadi ja Balti vabariikide suunas kõlanud ähvardusi kritiseerisid teravalt Jeltsin, Sahharov ja teised regioonide vahelise saadikute rühma liikmed. Baltikumi vastu suunatud Kremli poliitikat iseloomustasid Venemaa demokraadid sõnadega. Täna Baltikum, homme Venemaa. Я все вижу и вижу, как и в Союзе, и в Эстонии кое-кто хочет воспользоваться, чтобы свои амбиции реализовать. Далекие от того, о чем мы сегодня говорим. Вот этому нельзя дать развернуться. И это я вас прошу иметь. Все остальное, я вас уверяю, мы решим. Kremlis töötanud Balti saadikute kaudu ja peamiselt regioonide vahelise saadikute rühma kaasesimehe Tartu Ülikooli professori Viktor Palmi vahendusel jõudsid liiduvabariigi suveräänsuse ja isemajandamise ideed Boris Jeltsini ning teiste Venemaa liidriteni. 1990. aasta kevadel hakkas Vene Föderatsioon liikuma Balti vabariikide jälgedes. 12. juunil 1990 võttis Vene Föderatsiooni rahvasaadikute kongress vastu deklaratsiooni Venemaa riiklikust suveräänsusest. Чтобы Россия действительно звучала и жила так, как она жила раньше. За обновленную Россию! Eesti oli seda teinud juba novembris 1988. Seejärel olid end suveräänseks kuulutanud Leedu ja Läti. Kuid üks asi on iseseisvumise püüdlused suhteliselt väikeses Baltikumis, sootuks midagi muud aga hiiglasliku Venemaa katsed kommunistlikust impeeriumist eralduda. Mida kujutaks endast Nõukogude Liit, millest on lahku löönud Balti vabariigid ja suveräänne Venemaa? Moskvas algas kaksikvõimuperiood. Ühel pool oli Nõukogude Liitu reformida ja säilitada püüdev president Mihhail Gorbatšov, teisel pool aga suveräänsuse ja isemajandamise poole pürgiva Venemaa liider Boris Jeltsin. Balti vabariikide eraldumispüüded ja end suveräänseks kuulutanud Venemaa olid tõstatanud küsimuse Nõukogude Liidu püsimisest. Перестройка – это такой проект, который разворачивает, не развернувшись, разворачивает и страну, и Европу, и весь мир в другом направлении. Потому что эти вызовы, с которыми мы столкнулись и ответили на них, они требовали такого разворота. Нам нужно было здесь уйти из тоталитарного общества, из несвободы к свободе, демократии, плюрализму всякому, политическому, идеологическому, экономическому и так далее. Kuidas reageerisid Baltikumi ja Venemaa eraldumispüüdustele kommunistliku impeeriumi toetajad? Nad nõudsid Baltikumis majandusblokaadi karmistamist, streikide ja karistusoperatsioonide korraldamist. Nad provotseerisid füüsilisi kokkupõrkeid. Да простите, дорогие товарищи, вам что, нужен каждый раз карабахский вариант, чтобы вы думать начинали о чем-то? Почему вы думаете только после того, как? После того, как начинается литься кровь? Я только прошу обвинению мой адрес не выдвигать. И успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Еще раз прошу, успокойтесь. Vabaduse poole pürgivas Eestis tehti esimene katse jõuga võim haarata mais 1990. Kommunistliku impeeriumi toetajad ründasid Tallinnas parlamendi ja valitsuse hoonet. Tegelikult Moskva tahtis näidata, et me ei saa ise hakkama. Et meil ei ole isegi nii palju iseseisvust, et me suudaksime seda sama maja oma käes hoida, kuigi rahvas oli meid siia valinud ja me nimetasime ennast Eesti Vabariigi parlament ja Eesti Vabariigi valitsus. Interrinde pealetungi tõrjumiseks moodustasid rahvasaadikute kongressil tegutsenud 3 Balti Vabariigi liidrid Balti riikide nõukogu. Arnold Rüütli initsiatiivil loodud nõukogu peamiseks ülesandeks oli demokraatia kaitsmine ja karistusoperatsioonide vältimine Eestis, Lätis ja Leedus. Esimene katse demokraate rünnata ja Nõukogude Liitu sõjalise jõuga koos hoida toimus sügisel 1990. 11. septembril teatas Boris Jeltsin Vene Föderatsiooni ülemnõukogu istungil. Moskvasse on saabunud dessantvägede üksused.
Sama aasta detsembris kõlasid ähvardavalt ametist loobunud välisministri Eduard Ševardnadze sõnad. Вы разбежались. Реформаторы ушли в кусты. Наступает диктатура, заявляю со всей ответственности. Никто не знает, какая это будет диктатура и кто придет. Что за диктатор и какие будут порядки. Baltikumis ja Moskvas tegutsenud demokraatide hävitamise teisele katsele mindigi juba jaanuaris 1991. Ööl vastu 13. jaanuari hukkus Vilniuse teletorni juures 13 inimest. Kompartei ülemvõimu taastamise operatsioon pidi jätkuma Eestis, kuid selle muutis võimatuks Boris Jeltsini ootamatu saabumine Tallinna. Venemaa ülemnõukogu esimees lendas Eestisse siinse ülemnõukogu presiidiumi esimehe Arnold Rüütli kutsel. На днях Президиум Верховного Совета Российской Федерации принял специальное заявление о событиях в республиках Прибалтики, где осудил действия те, которые противоправны и не соответствуют принятым законам как Российской Федерации, так и законам, принятым Верховными Советами Республик Прибалтики. У меня вопрос к президенту Российской Федерации. Кто, по-вашему, в настоящее время управляет Советским Союзом? Первое, поправляю, что я не президент, а председатель Верховного Совета Российской Федерации. Кто управляет в Советском Союзе? Мы хотим, чтобы после объявления и принятия, вернее, постановления о государственном суверенитете в Советском Союзе в основном управляли в республиках и республики сами. Rahvasaadikute kongressil kujunenud Balti saadikute ja Venemaa demokraatide tihe koostöö tõkestas Vilniuses alanud traagiliste sündmuste jätkumise Tallinnas. Nädal hiljem, 20. jaanuaril 1991, toimusid need küll Riias, öiste tänavalahingutega sealse siseministeeriumi juures, kuid suurejooneline Baltikumis korra majja löömise operatsioon oli siiski läbi kukkunud. Kokkuvõttes tähendas see, et Baltikumist ärganud iseseisvumispüüdusi ei õnnestunudki sõjalise jõuga maha suruda. Olukorra tõsidust Eestis väljendab ka Eesti Panga presidendi Rein Otsassoni 17. jaanuaril 1991 koostatud kiri Rootsi Svenska Handelsbankenile. Selles määrati kindlaks isikud, kes võivad opereerida Eesti Panga kontosid Stockholmis asuvas Svenska Handelsbankenis juhul, kui Nõukogude väed võtavad Eesti Panga peakontori Tallinnas oma kontrolli alla. Demokraatia hävitamise kolmandale katsele mindi augustis 1991. Garnisonidest välja toodud sõjamasinad suunati peamiselt Moskva, Leningradi ja Baltikumi vastu. Kümned tuhanded vabatahtlikud kogunesid Venemaa ülemnõukogu hoone, samuti Tallinnas, Riias ja Vilniuses asuvate parlamendihoonete, teletornide ja raadiomajade kaitsele. Eestis tehti ettevalmistusi ka poliitilise üldstreigi korraldamiseks. Meie tegime siin üleskutse valmis, et korraldada üldstreik ja et kõik vabariigi ettevõtted, asutused, et streigiks Putši vastu. Mina olin üks nende hulgast, kes selle üleskutse teksti kirjutas. Me kirjutasime selle teksti valmis ja tolleks ajaks oli korraldatud rahvarinde poolt suur miiting. See oli Vabaduse väljakul. Mina ei ole oma silmadega Vabaduse väljakul nii palju rahvast näinud kui tookord. Kas me jääme ootama igaüks oma kodus kinnise ukse taga ja loodame,
et ehk läheb see karikas siiski seekord meist mööda või tõuseme püsti päi ja ütleme selge ei ise hakanud võimumeestele. See oli niisugune tunne nagu enne lahingusse minekut, tead, nagu enne tohutut äikest. See oli nagu magus ja see oli nagu hirm ja et no nüüd, eks ole, sellepärast tankid ju tulid. Sama päeva 1991. aasta 20. augusti hilisõhtul võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse taastada Eesti riiklik iseseisvus. Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest, palun hääletada 53 häält. Как знаете, говорил, по-моему, Бисмарк, что тот, кому удастся ухватиться за полупролетающие истории, тот что-то может сделать. Я думаю, что исторический процесс, он идет, его нельзя прокинуть, а вот скорректировать можно, если уловить. Вот это самое главное. Selle ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletuid saadikud ei ole. Otsus vastu võetud. Kui oleks jäänud otsus vastu võtmata, oleks see olnud küll saatuslik me kõigi jaoks. Ma ei taha küll arvata liiga palju meist ja Eestist, aga ma arvan, et võib-olla siis ei oleks ka teistes liiduvabariikides urukitud neid otsuseid vastu võtta. Подав народу руку, русский флаг подвигли над броней, 3 танкиста, 3 веселых друга, экипаж машины боевой, 3 танкиста, 3 веселых друга, экипаж машины боевой. И когда на танк поднялся Ельцин, прозвучал призыв на пасторан. Мы готовы всей душой и сердцем отстоять свободу россиян. Мы готовы всей душой и сердцем отстоять свободу россиян. У нас нельзя... Он только что наш депутат, а вы кого же покажете? В Эстонии. В Эстонии? Отлично! Эстонское телевидение. Спасибо. А мы рады с Россией. Конечно. Сегодня вечером должен Михаил Горбачев сказать либо, что он подписал указ, либо он подпишет указ. Вот вы подготовьте три указа. Подготовьте указа. Делаем. Вопрос в том, какие ваши предложения по бумаге есть, конкретные для изменения этого последнего проекта указа. Это латвийский проект. Вот это. Я думаю, давайте... Техническая сторона. Да, от идеологии уйдем. Чистую. Да. Отменить вот эти... Отменить. Да. Хорошо. Вот отмена. И вторая. Что дальше будет? Как мы поступим? Когда, допустим, это хорошие или плохие проекты готовы, что будет дальше? Надо прорваться к Горбачеву. Совершенно верно. Давайте идите к Горбачеву вот с этими уже проектами. Хорошо. Окей. Oli võimalik tabada hetke, kus Gorbatšovil enam ei olnud piisavalt võimu ja Jeltsinil veel ei olnud piisavalt võimu. Ühel enam ei olnud, teisel veel ei olnud. Ja sel hetkel oli võimalik muidugi oma tahtmisi läbi viia, sest kumbki ei olnud võimeline Nõukogude Liitu de facto korralikult juhtima, de juurest rääkimata. Head vaatajad, ja nüüd me toome teieni Venemaa presidendi Boris Jeltsini seadluse Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse tunnustamisest täieliku teksti ja see on esiteks. Seoses Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusega riikliku iseseisvuse väljakuulutamisest tunnustada Eesti Vabariigi riiklikku iseseisvust. Venemaa presidendi Boris Jeltsini ja Arnold Rüütli kohtumine toimus ajal, mil Moskva jättis hüvasti riigipöörde katse ajal hukkunud noormeestega. Hoolimata sellest leidis Boris Jeltsin siiski võimaluse dokumendi vormistamiseks, millel oli Eesti jaoks põhimõtteline tähtsus. Этот акт справедливый, нужный,
своевременный, так что я его подписал указ с удовольствием. Я поздравляю вас. Я думаю, что это... Поздравляю вас с государственной независимостью. Тем более еще дороже, что это подписанный в такой борьбе в самые решающие моменты этот документ. Viimast korda kogunesid Eesti saadikud Kremlisse 1991. aasta septembri algul. Nüüd oli peamiseks eesmärgiks saavutada taas iseseisvunud Eesti Nõukogude Liidu poolne tunnustamine. Koos Venemaa demokraatidega toetasid Eesti saadikud ideed lõpetada kongressi tegevus ja anda võim üle riigi nõukogule. Kongressi otsusega moodustatud kõrgemale Nõukogude Liidu riigivõimuorganile. Kiire ja keerulise lobitöö tulemusena õnnestus Eesti saadikutel suruda Eesti, Läti ja Leedu riikliku iseseisvuse taastamist tunnustavad ukaasid Riiginõukogu esimese istungi päevakorda esimese punktina. 9 poolthäälega tunnustas Riiginõukogu Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse taastamist. Pool sajandit kestnud okupatsioon oli lõppenud, kommunistliku impeeriumi pöördumatu lagunemine oli alanud. 6. septembril Riiginõukogus langetatud otsus tähendas, et Nõukogude Liit lakkas olemast sellistes piirides, nagu olime seda harjunud nägema maakaartidel ja gloobustel. Assumpta est Maria in cielo, credo carnis resurrectionem et vitam aeternam. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Że Polska 25 lat temu ostatecznie wybiła zęby niedźwiedziowi sowieckiemu. I kiedy nie może już ugryźć, to inne kraje, już nie bojąc się, że ugryzie ich rękę i mutnie ząbkami, mogą robić swoją wolność i swoje rozwiązania. Gdyby to się nie stało, nie byłyby w stanie niczego zrobić na drodze do wolności. Poola vabadusvõitluse tulemus oli põhimõttelise tähtsusega ka Baltikumi jaoks. Kui Kremlil oleks õnnestunud 40-miljoniline Poola 1980. aastate algul põlvil suruda, siis arvatavasti poleks Eesti ajaloos kohta ei fosforiidisõjal, rahvarindel ega laulval revolutsioonil. Või see kõik oleks toimunud millagi hiljem ja kuidagi teisiti. Ida-Euroopas laiutanud sotsialismileeri lagunemine on protsess, mis käivitus 1980. aastate algul Poolas ja lõppes 1991. aastal Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega. Иногда люди радикального такого свойства думают, что надо было. Тогда надо было насильственную революцию делать с кровью, а мы этого не хотели. А вот так перейти от одного строя к другому в один день без насилия невозможно. А мы-то встали на строго эволюционный путь, бескровный, ненасильственный, и нам это удалось. Знаете, сколько выкриков, клеветы и упреков в мой адрес раздавалось, так сказать. Поэтому я товарищам моим, коллегам из прибалтийских республик сказал, что я прошу только одного – пускать меня после признания без визы. То есть, или, по крайней мере, быстро визу выдавать. Balti saadikute poolt Kremlisse toodud vabadusvõitluse parlamentaarne vorm osutus tugevamaks Nõukogude Liidu kompartei aparaadist, nende teenistuses olnud salapolitseist ja ligemale 4 miljoni mehelisest armeest. Eestlaste ideed ja Balti saadikute koostöö Venemaa demokraatidega muutsid võimalikuks peaaegu võimatu. Hiiglasliku tuumariigi, kommunistliku impeeriumi, rahumeelse lagunemise. Oleksid Kremli valitsejad osanud aimata, mida sinna saabunud eestlased siinse poliitikateatri laval korda saadavad, poleks nad neid eluilmaski Spasski väravatest sisse lasknud.
крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века.